aga eelkõige ootame, et siin väljaku peal need 22 meest, kes siin ühes rivistatud on. Flora taust olemas kahtlusetta, nii nagu ka Tammeka taust, kui nüüd seesama Skartsov, 18-aastane ründav poolkaitse paneb suurepärase söödu jälle värava ette ja sealt tuleb Kaur Kivilalt väga hea tõrjega peale. Mängu alguses, et ära siia minu maale tule. Evert Grünwald on tust, aga mitmendat mängu järjest nüüd öelda siis tasapisi brasiillane ka. Vormi on kogumas jälle. Rosnup tõuseb nüüd ääre pealt. Kukk on natukene kaugel temast. Ja sealt tuleb ka senderdus. Küsitakse penaltit seal korraliku karjatuse saatel. Levadia mees maha läks, aga olukord jätkub ja ongi olemas. Ja palju mõrgus. Ja Bubakar Tammetuu, hooaja 5. Tuleb siia ära 9. minutil. Ja tuleb tunnistada, need 9 minutit on Levadia minutid. Need on Levadia. Aga siit ilusad kaadrid ka siin Levadia fännisektor tõmbab büro lahti ja saab ilusaid pilte. Aga siin vist see oli mingisugune rikošett ka, sellepärast see pall lendab väga-väga veidralt. Selle nurgalt ei olnud isegi hästi aru saada, aga üle jooksu ääre pealt ja Alliku 16 pealt ja veel Sapinen. Nüüd hästi kombineeritakse. Kukk, madal pall sinna ja Alliku ja üle. Nüüd ei läinud raami. Aga on natukene Flora peale kruttimas siin. Siis saad oma mehele lükata selle palli. Vanko hakkab nüüd natukene driblama ja kaotabki palli. Alliku võtab selle ära ja nüüd tõuseb ära Võtsenjov natuke kaugele on Saliste ja Valneri tõrje tuleb. Andis Levadia võimaluse, aga ei saanud Flora väravat. Ja kohe läks fännitribüün, Flora tribüün elama ka seal nurgas. Ja rõõm tõdeda, et peaaegu täis maja. Siis on neile absoluutselt iga nurgatagune ja iga mängija on teada. Aga nüüd on Floral tekkimas võimalust, ära on korraks tühi, Sapinen mängib. Kas jõuab Senjov? Milline võimalus viigistada? Nurgalöök. Siit me näeme nüüd korduses see Valneri mäng seal 16 joone veel, pall ei tule päris temani välja ja tundub, et see on Ibora, jah. Täitsa ulme, missugune kaitsetöö praegu Ibora poolt. No ta oli ju okei, pall liikus tema suunas, aga no tõesti 5+ tegutsemine Iboralt. No siin oli kindel värav ja viimasel hetkel Ibora tuleb jaganud ja tean, et ega seal sellisest sarkasmist ja ütlemisest puudust ei tule. Aga nüüd on uus võimalus tekkimas Tammetuule. Kiirelt käib. Mark-Oliver Rosnup lööb selle hooaja esimese ära ja 69. Eesti kõrgliigas. Siin korduses nüüd näeme, et ei saa Tammetuu alguses, aga Orjul Rosnup on täiesti valveta ja temasugune mees sealt rammib selle palli silmad kinni sisse. Oli seal kaitse natukene sassis Floral ja kui see pall sinna põrkab. Skvartsov. Vendel. Ja nüüd Ainsalu 20-lt ja üle. Natukene tugev see sööt oli praegu ka, aga pisut tugevalt talle see sööt tuli. Et ei olnud selline kahe puulte jaoks oli natukene liiga nõrk. Jääb Florale. Läheb riietusruumi, ütleb, et jätkama samamoodi. Võib-olla nipet-näpet natukene timmida, aga Konstantin Vassiljevi. Rosnup ja mõõdetult tuleb siia ääre peale Ainsalule. Ühe puutega ja pannakse veel üks. No ilusad rünnakud, ladus rünnak, ääravahetus, loogilised, arusaadavad, ilusad. Ja mis kõige olulisem, konkreetne ja resultatiivne. Mõelda selle peale. Ja siit hakatakse mehi kutsuma sealt tagant nurgast Vassiljevil käsi püsti ja näitab seal kellelegi. No kes meil on rünnakule tuua? Levadial oli, tollel hetkel oli ikkagi selg juba täiesti vastu seina, aga suudeti ennast tagasi vinnata. No siin näete seda Ainsalu värava ette söötu ja õiges kohas on brasiillane. Ainsalu väga osavalt tegutseb kahe Flora mängija vastu ja leiab veel sööduga Vendeli ka. Ja vaherist läheb Vendel mööda ja otsis sinna taha posti. Sellise väikse vindi. Kutsimine siin, et kuidas ta näitas, et läheb nüüd Topstikuga keha panema, aga siis ühel hetkel tegi stopangu. Ja Topstik kaotas tasakaalu, sellega suutis Ainsalu palli mängus hoida ja sealt tekitada lõpuks selle olukorra, kus Levadia lõpetas rünnaku löögiga. Nii, aga juba Levadia teiselt poolt Otto eest vedamisel. Ja vahel paneb natukene kätt külge ja Kaur Kivila suudab vist ka puutuda palli, igal juhul Otto värav on ka väga lähedal. Hoopis teisele poole. Siin korraks vaherkäe jah õla peale paneb, aga õnneks kukkumist ei tule ja Kivila suudab ikkagi tõrje teha. Pedroga, Jean Pedroga.
Sealt tuleb nüüd pall karistusalasse ja olemas. 4. ei tulnud siin pool minutit tagasi, aga tuleb nüüd. Ja tuleb Rasmus Peetsoni jalast, kes selle, et sul lüüakse värav ja tähistamine on selline, et natukene rusikat taeva poole ja sellest piisabki. Ka sisse löödud, et Zahhovaiko väga hästi oli kursis sellega ja ütles, et täitsa müstika, kuidas antakse vastastele neid võimalusi väravaid lüüa ja siis praegu me oleme meil on 10 minutit minna. Natuke vähem. Kreida annab. Ja ühe puutega ja päris hea löök tuli Kolovovi. Tõusnud küljekohtuniku lipp. Ja Kolovovi lööki uuesti näeme siis veel. No, just tundub, et... No Flora üritab veel. Kas saavad siit auvärava kirja? Kuraksin! Kui lähedal. No kas püsib see 0 lõpuks 90. minutil? Ja kohtunik, peakohtunik siin koostöös 4. kohtuniku ja oma brigaadiga alastab Florale, et ainult 1 lisaminut siin mängule juurde on pandud. Ja Kreida läheb. Rasmus Maalin on vile andnud ja tõesti suure skooriline võit FC Levadiale. Jah, ebameeldiv, ütleme niimoodi pehmelt öeldes. Alustasime natuke passiivselt ja siis vastane lõi värava. Ma arvan, edasimäng läks sellise stsenaariumiga, et meie ei löönud ja nemad lõid ja lihtsalt, et lõppkokkuvõttes meil oli piisavalt omad võimalusi, et seda mängu natuke huvitavaks teha mõlemalt poolt, aga lõppkokkuvõttes vastane oli täna lõppfaasis natuke kvaliteetsem ja sellepärast see ongi selline seis. Võistkonna suhtumisega, et mitte, et ma ei ole olnud rahul eelnevate mängudega, et kõik on nagu olemas olnud. Aga täna oli päris hea päev ja meeskond oli riietusruumis täna hoopis teistsuguse sellise hoiakuga, oli tunda seda väikest ärevust, see on niisugune mõnus tunne. Ma arvan, et väga õigel ajal tuli selline säärane võit meile, et see oli meile vajalik ja me saime siit paraja portsu enesekindlust juurde. Uue koha peal keskpoolkaitsjana täiesti tundub nagu täiesti teisest klassist kui teised mehed platsi peal, et kui rahul sa ise oled selle kõigega? Väga meelitav jutt.